Eften tuleb turule uute aktsiatega. Neil on vaja umbes 10,5 miljonit saada ja nad selleks teevad siis märkimise 850 000 aktsiale. Ühe aktsia hind on seejuures ainult 17,80. Kui võrrelda seda näiteks praeguse aktsia turuhinnaga, mis siis on natukene üle 21 euro, siis võit on peaaegu 3 eurot. No 2-3 euro vahel, sõltuvad päevast. Ma ütleks, et see on päris hea võimalus aktsiate omandamiseks. Aga samas nad ei tee seda asja jälle nii lihtsaks. Sellepärast, et nad on pannud sinna juurde ka sellise tingimuse, et kui sa oled olemasolev aktsionär, ehk siis sul olid aprilli lõpuga olid aktsiad olemas, siis sellest summast sa saad 20% ulatuses märkida aktsiaid ja sa saad need kindlasti endale. Kui sa märgid rohkem, siis ülejäänud läheb selline, et kas saad või võib-olla ei saa. No kui tõenäoline on see, et sa ei saa neid aktsiaid. No näiteks võtame näite, et minul praegusel hetkel ei ole ühtegi Efteni aktsiat. Ja kui ma märgiksin 10 tükki, kas ma saan nad? Suure tõenäosusega saan. Miks ma seda julgen väita? Sellepärast, et neil on praeguse seisuga 3683 aktsionäri. Ma elu sees ei usu, et kõik märgivad aktsia. Sellepärast, et neil on seal üle 500 aktsionäri, kellel on ainult üks aktsia. Kas need inimesed on üldse kursis sellega, et mis toimub? Või nad on kursis sellega, et minu ühel ettevõttel tuleb uus aktsiaemissioon. Muidugi lähe märgime. Või siis järgmine teema, kuidas võimaldad ühest aktsiast 20% saab märkida. Loomulikult sa saad seda ainult 9 ümardada ülesse. Aga kes viitsib sellega jännata? Kui sa ühe aktsia omanik oled, siis on siuke võib-olla viitsid, võib-olla ei viitsi. Ehk siis ütleme suhtumise küsimus või mis su eesmärgid on. Kuna praegu kaupleb aktsia 21 euro piirimail, siis uute aktsiate lisandumisega on päris suur võimalus ka tegelikult hinna lahjenemisel. Mitte ainult hinna, vaid ka osaluse. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et kui ettevõttel on 10 aktsiat ja 10 aktsionäri ja kui nad tulevad välja täiendava 10 uue aktsiaga, aga need kõik 10 uut märgib uus investor, siis eelnevalt oli igal ühel 10% ettevõttest, siis nüüd on 5% ettevõttest. See tähendab ka kaudselt võib seda tähendada, et aktsia hind võib kukkuda. No matemaatiliselt võttes peaks olema siuke õiglane hind siis 16,80 peal. Kui praegust hinda vaadata, siis jah, hind tuleb natukene allapoole, aga ta tuleb nii minimaalselt. Ehk ma ei usu, et ta sinna 16,80 jõuab. Ja nüüd, kui arvestada seda, et uued aktsiad tuleb turule ja inimesed neid märgivad, siis suure tõenäosusega tuleb kohe esimesel päeval näiteks täiendav ülepakkumine. Ehk siis, et kõik need, kes märkisid 17,80 eest, üritavad müüa oma aktsiad 21 euro eest maha. Ja mis siis selle järel toimub? Aktsia hind kukub. Sest kõik tahavad kähku lahti saada ja kiiret kasumit võtta. Kes ei tahaks või 2 või 3 eurot aktsia kohta kohe taskusse pista. Ja ajutiselt see tundub tõesti väga hea toodang. Näiteks päevaga eest, ma ei tea, 100 eurot, 200 eurot. Sõltuvad sellest, mitu aktsiat sa ostsid. Lihtsalt ühe päeva eest nii palju teenida. Aga pikaajaliselt ma ütleks, et see ei ole nagu jätkusuutlik. Aga mida Eften siis selle täiendava rahaga tahab teha? Esimeseks, nad üritavad refinantseerida Pirita pensionaadi laenu. Ehk siis üks hooldekodu Pirital. Teiseks on Air Balticu büroohoone laenu refinantseerimine. See on siis üks Läti nende projektidest. Kolmandaks oleks Leedu kaubanduskeskuse territooriumil ehitavad KFC restoranile uue maja. Sellele läheb 700 000 näiteks. Ja viimaseks kõige suuremaks oleks siis 10,4 miljoni eest otsivad nad uusi investeeringuid Leetu. Ehk siis kui nende plaan paika peab, 80% saadavast rahast läheb Eestist välja. Kas see on halb või hea? See on tegelikult igaühe enda otsustada. Aga minu jaoks tundub, et Baltikum on nagu piisavalt väike regioon. Et kui ühes riigis midagi hästi läheb, tõenäoliselt kuidagi kaudselt see mõjutab ka teisi riike. Ehk siis näiteks kinnisvara üürihinnad tõusevad ühes riigis. Vaikselt kandub see nagu igal poole ja igal pool üürihinnad tõusevad. Tänu sellele võib näiteks Eften rohkem teenima hakata ja mulle kui investorile
miks mitte ka sulle täiendavalt dividendi maksta. Eftelil on üks väga hea poliitika. Nad maksavad tervelt 80% vabast kapitalivoost dividendideks. No, nad ei saa seda küll garanteerida, mida iganes võib majandusega juhtuda. Aga nad vähemalt selle kirja pannud ja ma usun, et pingutavad. Kui nende eelnevat dividendi tabelit vaadata, kui palju nad on mingil aastal maksnud, siis ma ütleks, et see on päris korralik. Aga mis võiks olla see, mis aktsia hinda nii palju mõjutaks, et ta kaotaks näiteks 50% oma turuhinnast? Ma mõtlesin selle päris pikalt ja ma ei suutnud seda välja mõelda. Sellepärast, et nad on küllaki võrdlemisi hästi ajutatud. Neil on 36% on kaubanduskeskuses, 33% büroohoonetes, 27% logistikas ja 4% kapitalist on siis hoolduskeskustes. Ehk siis erinevaid asutusi, erinevaid sektoreid on neil päris mitmeid. Muidugi on neil üürnike arv on päris väike. Näiteks logistika on põhimõtteliselt 100% DSV käes. Ehk siis Eesti, Läti, Leedu mõistes väga suure logistikaettevõtte rendib nende käest pindu. Lisaks erinevatele sektoritele on investeeringud jaotunud ka natukene erinevalt. Leedu muidugi domineerib, et 50% investeeringutest on Leedus. Sellele järgneb Eesti 27%-ga ja kõige väiksem osa kinnisvarast on neil Lätis, ainult 16%. Mis oleks alternatiivid? Üheks alternatiiviks oleks Baltic Horizon Fund. Nende puhul on tegemist suhteliselt sarnase ettevõttega, kellel on ka portfellis Eesti, Läti, Leedu kinnisvara. Täpsemalt siis 40% Lätis. Kui võrrelda seda Efteniga, siis Eftenil oli Lätis ainult 16%. Siit tuleb ka välja see, et mis ettevõte domineerib, millist piirkonda. Aga samas, kui vaadata sektorite põhiselt, siis Baltic Horizon Fundil on tervenit 51% portfellist on kaubanduse all. Minu jaoks kaubandus tähendaks pigem sellist kaubanduskeskust. No, kus on toidupood, aga mida sul lisaks toidupoodidele ka meil praegu on? Väga palju on igasugust meelelahutusettevõtteid seal. No, võtaks näiteks Ülemiste keskuse. Sul on kino, sul on mitmed restorane. Ja kui tekib mingisugune uus viiruselaine, suure tõenäosusega esimese asjana pannakse jällegi kinni sellised kohad, tõesti, kus sa istud siin võõrale, istud külg külje kõrval. Sellepärast, et lähikontakti puhul sa võid täiesti vabalt saada selle viiruse sealt. Ja kas kino jõuab maksta sellisel juhul seda renti selle pinna eest? Ehk siis lõppude lõpuks kandub see ikkagi sellele, kes seda kinnisvara omab või haldab. Antud juhul siis näiteks Baltic Horizon Fundile või Eftenile. Ja seetõttu minule igatahes tundub, et Eften on veidikene teise segmendile orienteeritud kui Baltic Horizon Fund. Ja selles suhtes, kui uus COVID pandeemia peaks tulema, ta on paremini kaitstud. Kas mina märgiksin Eftenit? Ilmselt väikses mahus kindlasti. Efteni finantsinäitajad tunduvad minule küllegi tugevad. Kui nüüd eelmine aasta oli return of equity oli siuke 5,4%, mis on, ütleme nüüd, et on kehv. Aga samas aasta enne seda, enne kui meil algas COVID pandeemia, siis see oli 12,7%. Ja rusikareegel ütleb seda, et kui ta on 10% ülesse, siis ta on hea. Kui ta on 10% alla, siis ta on kehv. Ja kui me võrdleme head aastat, siis ta oli hea. Siukest kriisi aastat, siis kas see 5% on nii kehv? Ütleme nüüd, et see võib-olla peaks igaühe enda otsustada jääma. Üheks järgmise argumendiks oleks see, et Efteni näol on tegemist dividendi aktsiaga. Ehk siis, kui neil kõik läheb hästi, nad maksavad iga aasta ka dividendi. Ja 80% vabast kapitalivoost, see tundub päris hea tootlus. Sest see nagu ühtlasi ka suurendaks sellist, kuidas nüüd öeldagi, passiivse tulu osakaalu minu portfellis. Ja kolmandaks võib-olla selliseks
kõige paremas argumendiks oleks ka see, et tegemist on suhteliselt likviidse aktsiaga. Ehk siis kui sa tahad, sa saad selle iga kell maha müüa. Sa ei pea hinda laskma nagu kordades alla, et keegi seda kaaluks või hakkaks mõtlema. Aga kas sina peaksid Eftenit märkima? Ma ei oska seda öelda, sellepärast et ma ei ole finantsspetsialist ja ma ei tohiks sellist nõu anda. Aga kui sa kavatsed seda Eftenit märkida, kindlasti arvesta sellega, kas sa oled nõus kaotama kogu selle sinna panustatud summa. Näiteks sa paned 1000 eurot ja järgmine päev sul seda 1000 eurot enam ei ole ja sul ei lootust tagasi ka saada. Suure tõenäosusega niimoodi ei lähe, aga lihtsalt see on üks võimalus ja kõige negatiivsemad stsenaariumid tuleb alati ka läbi käia. Aga muud ei midagi, ehk siis järgmise korrani.